aastatel arvati, et 21. sajandil sõidame me lendavate autodega ja peame laseritega võitlust tulnukate vastu. Aga reaalsus on see, et püssid tulistavad ikka kuuldega ja sõitmiseks on meil nüüd selline motukas, mille lemmikasend on juhe taga. See väike laadimisnäljas putukas on meid valmis viima umbes 120 kilomeetri kaugusele täis akuga, mis on Tallinnast näiteks Pärnusse. Aga kui suvel tahta natukene autosalongi jahutada või talvel kütta, siis langeb sõiduulatus kohe 20–30 kilomeetrit ja ma ei hakka üldse rääkimagi näiteks telefoni laadimisest autos. See väike Mitsubishi e-Miev maksab 25 000 eurot ja rohkemgi. Võiks arvata, et selle auto hinda õigustab vähemalt looduse säästmine, sest auto taga pole summutit. Aga TOS ei tule välja mitte summutist, vaid hoopis Narva elektrijaamade korstnatest, sellepärast et põlevkivi elekter saastab samuti loodust. Ausalt öeldes paneb imestama, kuhu kulub 25 000 eurot sellise auto hinnas. Sellepärast, et erilist luksust või mugavust need plastikarmatuurlaud ei paku ja isegi see navigatsiooniseadme taoline ekraan siin keskel on nii keeruline, et peab olema doktorikraad selle kasutamiseks. Aga siin Nissan Leafis istudes ei tundu elektriauto üldse nagu katusega kart, sest see on mugav, mõnus ja pakub sõidurõõmu. Nissan on seda autot Leafiks ehk leheks nimetades püüdnud rõhuda looduse säästmisele, aga tegelikult säästab elektriauto ju ka rahakotti. Selleks, et temaga läbi sõita 100 kilomeetrit, tuleb siia sisse laadida umbes 2 euro eest elektrit ja sellest piisab. Võrreldes näiteks keskmise bensiinimootoriga autoga kulub bensiini peale 100 kilomeetrit läbimiseks 10 korda rohkem raha. Nissan Leafiga liikluses kellelegi jalgu ei jää. Ja see pole selle 35 000 eurot maksva auto ainukene pluss. Lisaks tuleb hinna sees ka mobiilne andmeside, sa saad nutitelefoniga autot kaugelt laadima panna ja muid mõnusid. Nii et võib-olla see kõik õigustab seda suhteliselt kõrget hinda. Elektriauto ei pea olema väike punn, mida laadida iga 50 kilomeetri tagant. Teises äärmuses on Tesla, mis on sisuliselt luksussedaan, aga bensiinipaagi asemel on seal akupakk ja see kiirendab 0–100 4 sekundiga. Sisuliselt on Tesla üks suur ratastel arvuti, sellepärast et armatuurlaua asemel on ka siin üks suur tahvel, ekraan, puutetundlik, kus saab autot juhtida ja navigeerida, meediat kuulata, kõik käib läbi selle tahvelarvuti. Igale Tesla ostjale tuleb hinna sees kaasa ka kogu aeg andmesideühendus, ehk sinu auto on pidevalt interneti ühendatud, ükskõik kus riigis sa ka maailmas ei sõidaks. Aga Tesla lahendab ära elektriautode põhilise mure, mis praegu on. See on see, et ma saan sõita ilma laadimiseta näiteks Tallinnast Tartusse ja tagasi. Aga muidugi paneb sellise kiirenduse ja võimsusega auto tahtma sind vajutama rohkem seda pedaali
mis vähendab sõiduulatust ja võib tuua kaasa ka väikse trahvikviitungi politseilt. Tesla esindajad ütlevad, et üks laadimiskord selle autol maksab 8–10 eurot, mis on võrreldes teiste sama sportlike luksusautodega kõvasti odavam, mitu korda odavam. Ja põhjus on selles, et muidugi bensiini ei lähe, ainult elektrit. Selle auto hoolduskulud on üldse üsnagi madalad, võib-olla põhjendab see suurt huvi selle auto vastu. Sa teed korra selle kalli sissemakse ära ja siis on auto muretu. Laadimine maksab ainult mõned eurod. No nagu me nägime, siis elektriautosid on seinast seina, on parajaid panne kui ka suhteliselt luksuslikke masinaid. Nendel on väga soodne ülalpidamiskulu ja nad ei tossa, aga nad maksavad ikkagi rohkem ja nad on pidevas sõltuvuses juhtmest. 2014. aastal pole ikka veel elektriautod toonud kogu autotööstusesse revolutsiooni. Ja mulle tundub, et see kõik lõhnab ühe naftahaisuse vandenõu järele. Kui praegu on näha veel üllatuslikult palju elektriautosid tänavatel, siis põhjus võib olla selles, et riik maksab peale suure summa raha, et te selle auto ostaksite. See ostutoetus lõpeb sel aastal ära ja mis pärast seda saab? Ma kardan, et meil ei jää muud üle, kui jääda lihtsalt ootama uut tõelist revolutsiooni autotööstuses. Olgu selleks vesinikmootor, millega tuleb auto tagant veeauru, mingi uut sorti akutehnoloogia või midagi hoopis kolmandat. Aga ma usun, et sel sajandil see kindlasti tuleb.